Filippo Brunelleschi, arhitekt, kes muutis maailma. No nii, tere kõigile ja täna me räägime teiega inimest, kes muutis arhitektuuri nägu ja sai vararenessansi sümboliks. Selline inimene meil on Filippo Brunelleschi. Filippo Brunelleschi sündis 1377 aastal Firenzes, kus tema elu ja looming põimusid selle linna suurusega. Juba varasest east õppis ta erinevaid teadusi, kuid temast süda kaldus kunsti poole. Vaatamata isa ootustele, kes loodis pojale notari karjääri, valis Filippo kulaseppa ameti. See otsus avas talle täpsuse ja esteetika maailma arendades oskusi, mis hiljem võimaldasid tal saada silmapaistvaks arhitektiks. Just selles kunsti ja teaduse ühendamises leidis ta oma tõelise tee. Aastal 1404 sai Brunelleschist, kes oli juba tuntud andeka kunstniku ja insenerina. Meister, see muutis tema elu kardinaalselt, inspireerutuna Vana-Rooma pärandist. Hakkas ta süvitsi uurima arhitektuuri, mis viis ta reisile Rooma. Sel imetles Fanteoni surusugusust. Mõistis ta insenerikunsti ideaale, millest said hiljem tema tööde alused. Omades vara maja Firenzes ja maavaldusi selle ümbruses, osales Brunelleschi aktiivselt vaba riigi ühiskondlikus elus. Teda valiti korduvalt valitsusorganitesse, mis rõhutas tema mõjuvõimu ja olulisust ühiskonnas. Aga millega ta kuulsaks sai? Filippo Brunelleschi, silmapaistev Itaalia arhitekt ja kunstnik, muutis oma geniaalsete ideedega kunstimaailma igaveseks. Tema oli esimene, kes avastas lineaarkujutuse põhimõtted, mis võimaldasid kunstnikel luua hämmastavalt realistlikke ruume, kus paralleelsed jooned koonduvad ühte punkti horisondil. See avastus sai aluseks paljudele maalikunsti ja arhitektuuri meistrite koostele. Lihtsaks paistis Brunelleschi silmaga leiutajana. Ta lõi tõstemasinaid, projektiris Firenze, kindlasti töötas välja teatridekoratsioone ning kavandas laeva marmoriveoks. Tema saavutused inspireerivad inimesi tänaseni. Tema meistriteos Firenze Santa Maria del Fiore katedraali kuppel, mis ehitati ilma traditsioonilisi puidust telinguid kasutamata, said eeliseks inseneerimiste imeks unikaalne spiraalne teleskivi paigustuse süsteem, võimaldas luua peaaegu 150 meetri kõrguse kupli, mis kahestab kunsti ja teaduse harmooniat. Vähem tähtis ei ole ka süütute haigla esimene vararenessansi arhitektuuri näide, mille range geomeetria ja sambaread peegeldavad tolle ajastu humanistlikke ideaale, luues ruumi hüljatud laste eest hoolitsemiseks. Baasikabel, mille Brunelleschi lõi 15. sajandil, on tõeline arhitektuurilise elegantsi meistriteos. Seal kasutas ta meisterlikult ideaalseid vorme, ringi ja ruute, luues harmoonilise ruumi, mis paelub oma sümmeetriaga. See kabel ei olnud mitte ainult palvepaik, vaid ka renessansi ideaali sümbol. Brunelleschi osales samuti Firenze San Lorenzo kiriku ja Le Fondlik haigla projekteerimisel, jättes arhitektuuriliku kustmatu jälle linnas, mis tänaseni vaimastab oma ilu ja harmooniaga. Brunelleschi looming tähistas uue ajastu algust arhitektuuris. Tema stiili iseloomustas selge loogika, harmoonia, täpne proportsioonide süsteem, armastus geomeetria vastu ja tähelepanu detailidele. Esmaskordselt ühendas ta kunstsilise kujutlusvõime ja inseneri täpsuse, mis saigi renessansi arhitektuuri aluseks. Sai renessansi geniuseks, ühendades kunsti, teaduse ja tehnika loova kiirega. Tema geniaalsed ideed muutsid Firenze ilmed, muutis selle harmoonia ja ilu sümboliks. Ta lõi arhitektuurilisi meistriteoseid, kus iga detail oli teadusliku täpsusega läbi mõeldud. Tema avastused anatoomias inspireerisid maalikunstnikke, samas kui tema inseneri lahendused hämmastasid skulptuureid. Ta tõestas, et on võimalik ehitada mitte ainult ilusalt, vaid ka targalt avades uued horisontid
tulevastele arhitektide ja kunstnike põlvkondadele. No nii, selline oli Filippo Brunelleschi, see oli inimene, tänu kellele arhitektuur lukkas olemast lihtsalt ehitamine ja sai kunstiks. Tema ideed elavad edasi ning tema kuppel on igavese geeniuse sümbol.